Käes on portaali Vabadused jõulukampaania. Just tänu sinu panusele saame luua sisukaid analüüse, podcaste ja intervjuusid. Tutvu meie tegemistega ja toeta meid vabadused.ee/toeta. Tere tulemast kuulama ja vaatame Vabaduste portaali arutelu saadet. Stuudios on taas Peeter Espak, Paul Keres ja mina olen Hannes Sarv, vabadused.ee toimetaja. Analüüsime täna taas ühiskonnas olulisi ja selliseid põhimõttelist kaalu omavaid teemasid, nagu me siin saates ikka teeme. Ja mõtlesin, et alustaks siis võib-olla sellest, et viimane kord, kui me kokku saime, siis ei olnud veel valimised olnud. No nüüd on valimised ära olnud ja tavaliselt valimiste tulemusel ju miskitki muutub. Et oletame näiteks, et sa oled vabariigis peaminister, sõltumata sellest, et on kohalikud valimised. Et sa oled vabariigis peaminister ja sa saad nagu päris kehva valimistulemuse. Et siis sul tavaliselt on kuidagi, ma ei tea, see peaks tasakaalustama kuidagi sinu sellist uljust või mõttelendu või mingeid asju ette võtma, sest sa oled nagu tagasiside, nagu sa otsese tagasiside saanud rahvalt, sa said seda jooksvalt, eks ole, reitinguga, nüüd sa said veel tagasiside rahvalt ja sa kuidagi moodi võiksid nagu mõelda, et okei, et võib-olla mitte sa ei hakka kohe tagasiastumisplaane pidama, aga kuidagi vaoshoitumalt võib-olla käitub. Või kuidas teil mulje on jäänud? Kas on midagi muutunud? Kes võtab? Sa see käia, Peeter. Siin on, neid muljeid on nagu nii palju, et ei tea kohe, kust pihta hakata, et loomulikult see, mis sa rääkisid, on nagu loogiline, et tihti peale täiesti rappa läinud erakondade puhul olles pikalt ju organisatsiooniga seotud, mis koostab ka reitinguid ja esitleb neid erakondade populaarsusreitinguid, et üldiselt vahel, kui mingi erakond ennast tagasi tõmbab ja näiteks 2 kuud või 3 kuud nagu peaaegu mitte midagi ei ütle, et see võib üpris kasuks tulla, et minu arust EKRE-ga on isegi mitu korda olnud selliseid nagu tsükleid, kus nad hoidsid sellest madalat profiili, kuskil ei sõimanud väga nagu kedagi ja ei rääkinud ka sellist geopoliitilisest natukene huvitavat juttu ja siis on nagu näha, et see paar protsenti tuleb juurde. Vaikselt peaks nagu võib-olla enese sellise refleksiooniga tegelema. Ja vaatame, kas sotsid on ju päris hästi kosunud, et nad on ka sellise väike partei staatusest, nad on juba tõusmas sinna, ütleme, teise koha pretendendiks tasapisi kuhugi Keskerakonna järele, et nad on ju mööda läinud reitingus minu arust juba üpriski kindlalt Reformierakonnast. Reformierakond on pigem selliseks väikeparteiks umbes võtmas sisse Isamaa rolli, kui Isamaa muutus liberaalseks ja hülgas kõik rahvuslikud ja konservatiivsed põhimõtted ja oligi oma selle 8% peal ja kui see oli igasugused sisetülides grupeeringud üritasid erakonda üle võtta, et umbes sellises protsendi mahus ongi praegu opereerib Reformierakond. Keskerakond on taastanud oma kriisijärgse sellise nii usaldusväärsuse kui toetuse ja lõppkokkuvõttes ju ka Isamaa puhul, et on vale arvata, et seal on nüüd nagu nii vapustavad poliitikud suures koguses, et ainult nende jutt on viinud selle reitingu ligi siis 30%-ni. Et küsimus on ikkagi see, et rahvas hindab tõenäoliselt, et nad on kõige mõistlikumad nendest, kes valida on praegu hetkel kõige mõistlikumad, vaatavad, et erakonna esimees on aktiivne, nooruslik, ajab asjalikku juttu, ei tegele oluliselt sellise ka mingite lõhede tekitamisega nagu reform püsivalt, eks igal pool tahab kedagi tülli ajada. Et siis ma arvan, et rahvas näeb keskmised Isamaad, kes ei ole väga nagu hiilanud mingisugust tohutut, ei ole nagu sõimelnud ja prööganud või tasakaalukas olnud ja selle taustal, et Reformierakond on selle asemel, et kasutada võimalust vait olla, enese üle järgi mõelda ja kuidagigi reitingut kasvatada, sest see on näha, et kui nad midagi ütlevad, läheb asi ainult halvemaks. Eriti Jürgen Ligi puhul, eks, et see on kuldaväärt kingitus kogu opositsioonile, nagu kunagi oli Võrklaev, aga Ligi on kordades parem. Et ei suuda mõista, et millega need Reformierakonna rohkem kogemusi vaata. Jah, tal on aastaid, on rohkem sama just vanu inimesi ja lapsi nagu. Ei, aga vaata see küsimus ikkagi, ma mõtlen, aga mis nagu, kas valimistel oli tulemused
noh, et kuidas see tunnetus on, kui mina seda asja nagu praegu vaatan nagu enda perspektiivist, no selles mõttes, et jaa, muidugi koha peal olid ju tulemused, näed, Tallinnas siin muutus võim, eks ole, või siis Tartus Isamaa tegi mingit nalja seal, eks ole, Reformierakond, või noh, mingid asjad nagu noh, kuidagi muutusid, on ju, või mingid seisud nagu muutusid, aga sellist tunnetuslikku noh, muudatust ega siis ei olegi noh midagi, tulebki oodata järgmisi valimisi, kui sa tahad nagu näha poliitilise korrektsioone. Et noh, minu mõte on lihtsalt see, mida ma tahan nagu praegu öelda, on see, et nad on endiselt selles tunnelis kinni, eks ole, ja nad näevad, ma ei tea, kas nad valgust näevad seal, ma mõtlen siis valitsejad, ja panevad ikka edasi, sõltumata sellest, et neil on 90% rahvast neid ei toeta. Minu meelest nad on nagu korteriüürnikud, minu meelest. Tundub. Et korteriüürnikud, neil on 4-aastane üürileping, eks ju, kusjuures neil on eriti headel tingimustel üürileping, selline, mida tavaline inimene ei saa. Et sul on täieliku vastutuspiiranguga üürileping. Sa ei vastuta mitte mingisuguse kahju eest, mida sa seal üürnikuna tegutsedes tekitad. Ja siis nüüd nähes, et aasta aja pärast üürileping lõpeb ja tõenäosus, et üürilepingut pikendatakse, on ikka väga madal. Siis sa võtad sellest korterist lihtsalt viimast, eks ole, sa lagastad selle täiesti täis, sa pead seal iga nädalavahetus pidusid, keegi ajab mingi värvipoti ümber parketi peale, eks ole, suva, keegi viskab tapeedi peale mingi punase veini pudeli viskab puruks, suva, hea pidu, eks ju. Et mulle tundub, et see on just selline räppane pidu, mitte selline vana hea tudengi pidu. Ei, räppane, jaa, parmu läbu. Jah, just. Mingi maikasärkides ja trussikutes nagu lällatakse. Et absoluutselt ei huvita, on ju, et mis sellest kõigest järgi jääb. Ja muidugi kõige kurvem on see, et ise nad nagu mõnuga elavad veel siis selle laga keskel ja on nõus selle selle keskel elama veel umbes aasta aega, et seda sellise mulje jätab mulle praegune käitumine ja kui sa, Peeter, räägid lõhede tekitamisest, siis mulle tundub, et tippreformierakondlaste põhiline eesmärk on tekitada ikkagi tugevaid suuri selliseid lõhesid Eesti ja tema peamise julgeolekuliitlase USA vahele. Ja see on neil eriti hingelähedane. Ja nad on selles ikkagi spetsialistid. Nad on spetsialistid, ilmselt on Kaja Kallas neile selle kohta mingi käsiraamatu koostanud, et kuidas käituda Ameerika Ühendriikidega nii, et neil poleks mitte mingisugust huvi meie väikese mõttetu riigi julgeolekukesega tegeleda, eks ole, alustades sellest, et Kaja Kallas üritas lükata vaba maailma juhti oma troonilt ja läks uut otsima. Ei, see oli niivõrd infantiilselt laps ja see oli, mis see mingi Eesti mängufilm, lastefilm oli, kus oli mingi üksik ema, kelle poeg tegi papakonkurss. Et see oli ühesõnaga selline lapse maailmas elamine on see Kallase uus maailm vajab uuti või see vaba maailm vajab uuti. Leia endale platvorm ja siis kisa sealt hästi kõva häälega mingeid rumalusi. No maailma ajaloolisi vallusi. Just. Ja see oli esimene, siis teine täitsa mõtlema panev liigutus oli Karmen Jolleri avaldus oma Ameerika Ühendriikide ametikaaslase suunal, kuidas kusjuures tema põhiline programm on ju see, et lapsed võiksid tervislikult toituda, koolitoit võiks olla tervislik. Tal on igasugu kiiksusi küll, aga igasugu kiiksusi on tal ka, aga midagi hullu ta ei ole teinud. Eks nad ikka kardavad seda, vaata tegelikult, Peeter, olge ausad, RFK Juniori probleem on ikkagi see, et mis ta taust on. Tema taust on ikkagi see, et ta oli siin 2 aastat või 3 aastat tagasi, mäletate, käis mingisugune jutuliin läbi, kuidas on valeinfo levitamine veebis, et on 13 või 14 allikat. See oli mingi väljamõeldis.
mingi Briti MI6-i rahastatud ühing või keegi. Briti propaganda on kõige absurdsem üldse. Sealt see kuskilt liikuvel läks ja siis RFK Jr. oli üks neist, kelle kaudu siis kõige rohkem vaktsiinivastast nimetatud valeinfot liikvele läheb. Tegelikult ta tahab lihtsalt, et alumiiniumit ei oleks. See ei oma, Hannes, mitte mingisugust tähtsust, kui vastuoluline või skandaalne võib olla selle konkreetse ministri minevik Ameerikas. Sellepärast, et meie olemasolu ainsaks tagatiseks on Ameerika Ühendriigid ja seetõttu on absoluutselt iga valitsusliikme üks põhilisi päevaülesandeid on hoida häid suhteid Ameerika Ühendriikidega. Nõus. See on elementaarne. See on täiesti elementaarne asi, see on samamoodi nagu sa lähed tööle, paned arvuti käima, see on täpselt samasugune elementaarne ülesanne. Ja siis nüüd astus ka lavale uuesti Jürgen Ligi, eks ole. Tema ütles midagi sellist, et ta ilkus Donald Trumpi üle, et Donald Trumpil on mingi rahuplaan või kava ja siis tema tegi oma mingisuguse mõnitava postituse siis Facebooki sel teemal. See oli liiga absurdne, et sellest selline, ma ei tea, kuidas inglise keeles on see ilus sõna delusional. See on selline luululine. Selline täiesti sõge jutt. Aga mis on nagu selle kogu minu pika ja võib-olla mõttetu jutu point on see, et see lihtsalt ei räägi selleks, et olla rahvusvahelises diplomaatias lugupeetud riik või lugupeetud poliitik, siis see lihtsalt ei räägi selliseid labasusi. See oli kõigile äärmiselt häiriv ja ärritav, kui perekond Helmed nimetasid või alavääristasid Soome peaministrit. Ka meile ju sõbralik ja meist oluliselt võimsam riik. Mõnitasid Soome peaministrit oma raadiosaates või kui nad selles samas raadiosaates sellest räägiti kõvasti, ma mäletan. Ütleme mõnedele Soome aga põhjusega räägiti. Ja täpselt samamoodi ja sõltumata sellest, eks ole, mida üks või teine inimene võib arvata Sanna Marinist, see oli täiesti kohatu diplomaatia. Võib-olla parem on ju see, kas 2019 mitte ei olnud samad valitsuse liikmed olid Helmed siis ja kas nad ei öelnud ka, kuigi ma ei tea, Bideni ei olnud vist ametis küll toona, eks ole, aga ta oli endine asepresident. Mult isegi Õhtuleht palus kolumni kunagi, ma mäletan, see oli ja nüüd ikka mitmed aastad tagasi, kui vist oli Mart Helme oli öelnud, äkki see oli nende enda erakonna saates, ütles üpris selliseid krõbedaid ja labaseid natukene sõnu, ütles siis USA uue valitsuse kohta ja mina oma kolumnis kohe kirjutasingi. Bideni valitsus on ideoloogiliselt tõenäoliselt kõige vastumeelsem, mis maailmas, ärme räägi diktatuuririikidest, aga ütleme sellises vabas maailmas, see on minul personaalselt üks kõige vastumeelsemaid ja antirahvuslikumaid antikonservatiivsemaid, antikristlikumaid, ükskõik mis, kõik millesse mina usun, see valitsus oli sellele vastu ja ma ei saa seda kuidagi heaks kiita, kuidas nad mõtlevad, aga meie eesmärk on garanteerida oma riigi julgeolek. Ja siis mida ei tohi teha, ei tohi öelda, et Ameerika Ühendriikide president on korruptant või et tema poeg on korruptant. Meie võime, aga mitte valitsusliikmed. Ajakirjanik võib, advokaat võib, kolumnistina, teadlane võib, esseist, koomik, vahet ei ole. Isegi tava Riigikogu liiget ei kuula, keda keegi ei viitsi. USA enda parlament on, demokraatide pool on hullusi natuke rohkem, vabariiklastel ka puudu ei tule. Seal on üks mingi kongressisaadik vist arvas isegi, et kuu on gaasist. Ühesõnaga, demokraatidel on igasugu islamistid ja vabariiklastel on ka mingid osad suhtlevad otseliini kaudu jumalaga ja et keegi ei pane pahaks nüüd, kui mingi parlamendi liige seda, ma ei tea, 100, 200 või kedagi ei huvita see rahvusvaheliselt, kui sa oled minister või räägid mingi julgeolekuasutuse nimel, nagu näiteks keegi härra Kohv täna ERR-is või eile juba ilmus see intervjuu. Politsei inimene? Vist mingi kaitseuuringute keskuse taustal. Kaitseuuringute keskusest tuleb ju tõesti uskumatut
noh, ma seda ei oska isegi kirjeldada, mis jama seal, mis igasugu vandenõuteooriaid ja kõike, mis sealt tuleb, aga lihtsalt, et juba kui kaitseuuringute keskuse tasemel aetakse sellist isegi faktide täiesti mööda panevat. Ma ei ole lugenud seda, ma ei ole kursis, mis seal kirjutas? No põhimõtteliselt selline väga terav solvamine USA valitsuse vastu, seda peab ise lugema, okay. See oli selline vapustavalt rumal jutt. Ja kui sa ikkagi oled kaitsestruktuuris, siis sa ei saa sellist juttu avalikult ajada, sellepärast et ütleme, kaitsestruktuurid, valitsuse tase, kõik see on see võiks tunduda loogiline, jah? Minu meelest siin on nagu nende suhete mõtestamine on täiesti sassi läinud, et nad justkui kui nad leiavad oma mingisuguses ideoloogilises positsioonis vastuolu, eks ju, siis see muutub nende jaoks peamiseks. Sellepärast, et peamine ei ole meie ühisosa enam nende jaoks, eks ole. Peamine ühisosa meie jaoks peaks olema see, et venelased hoitakse kontrolli all, hiinlased hoitakse kontrolli all, Iraan hoitakse kontrolli all. Hiina üle kõige, et see on probleem number 1 on Hiina. Ja kui me suudame need riigid hoida kontrolli all, siis sellisel juhul me kõik ühiselt Euroopas ja Ameerika Ühendriikides saame elada rahulikku ja jõukat elu. Kui me neid ei hoia kontrolli all ühiselt, siis me ei saa elada rahulikku ja jõukat elu, mida näitab see, mis toimub Ukrainas praegu ja see, et kuidas see ähvardab, eks ole, kogu aeg üle ääre mullitada. Ja teadupärast ainsa garanteerijana, et me saame seda teha, on Ameerika Ühendriik ja tema sõjavägi. Ja mingil põhjusel taandub see fundamentaalne ühisosa mingi ideoloogilise vastuolu märkamisel täiesti tahaplaanile. Ja peamiseks punktiks saabki siis see, et ma ei tea, et mina armastan vaktsiine, tema ei armasta vaktsiine, mina armastan... Aga vaata, ma täiendaksin selles osas, ma tahtsin tegelikult seda natukene nagu öeldagi, et siin tehaksegi valik, ütled väga õigesti, siin tehaksegi valik selles osas, et selline ütleme lühiajaline sisepoliitiline näopäästmine ja kasu kaalub üles pikemaajalise strateegilise, ütleme siis õige positsiooni. Ma tooks seal teise tasandi, ütleme siis meie riigi establishment, eriti see on kandunud ka nüüd igasugu, ütleme, erinevatesse jõustruktuuridesse ja nõndanimetatud ka luureorganitesse ja süsteemidesse, eriti riigi ametnikkonda ja täiesti prevaleerivasse osasse ajakirjandusest on ultraprogressivistlik dogmaatiline mõtlemine. Tegemist on sellise nõndanimetatud establishmendi näol on täpselt ühtemoodi mõtleva ühe süsteemi järgi, see on selline ringkäenduslik meelsuskondlik roteerimine, eks kõik. Kui sa mõtled õigesti, sul on õige ideoloogia, ütleme ma ei taha öelda vasakäärmuslus, see on pigem dogmaatiline progressivism, ta läheb otsapidi sisse ka sinna võuki, aga selline baaskonsensus nii ajakirjanike seas, eriti välisajakirjanike, meil on väga üksikud välisteemasid üldse natukenegi mõista suutvad ajakirjanikud, aga see baaskonsensus on eriti just selle Reformierakonna tohutu pika domineerimisperioodi jooksul, kus meie riigi avalikust teenistusest ja kahjuks ka üha rohkem sellistest jõu ja luure ja kõik muud organid, mida me võime öelda, on sisuliselt mehitatud täpselt ühtemoodi mõtlevate dogmaatiliselt selliste feromoonide järgi üksteist ära tundva seltskonnaga, et ja siis nad kõik usuvad, kusjuures nad on hakanud algusest, ma mõtlen, et iga selline noorem terasem inimene kahtleb sellises jamas, mida ta peab omaks võtma, aga mida rohkem sa, eks inimesel on alateadlikult ise häbi, et sa sellist pläusti näiteks teles või ka lehes pead suust ajama välja, et siis sa tekibki selline usk sellesse täieliku jamasse, mida sa alguses pidid mingi töökoha saamise nimel ajama ja siis lõpuks meil ongi nagu üks kollektiivaju, mis ei ole võimeline enam mitte üheski teises mõõtmes mõtlema. Võtame kas või selle sama Ukraina teema. Ukraina sõda on, ütleme siis 3. maailmasõjas, mis on külm sõda USA ja vaba maailma ja Hiina, Vene, Iraani pluss ploki vahel. Palju on Eestis ühtegi analüütikut,
või välisajakirjanikku, kes on võimeline analüüsima asja Hiina, võttes sinna juurde Hiina, Brasiilia, Lõuna-Aafrika, isegi Indoneesia, Filipiinid, Lähis-Ida. See on tohutu kompleksne süsteem, kus Ukraina on oluline meie jaoks siin, eks. Aga maailm on suur ja ümmargune ja seal toimub tegelikult vastandumine kahe ploki vahel ja USA on ju antud teemas selles üldises suures vastandumises on ta täpselt sellel poolel, kus on Eesti. See, kuidas praegune valitsus otsustab ajada oma, praegu nad manipuleerivad nende läbirääkimistega nii hiinlastega kui tõenäoliselt ka venelastega, eks me teame, et sealt ei tule tõenäoliselt mingit rahu sellisel kujul ja teavad seda ka ameeriklased, aga praegu ameeriklastel käivad pingsad läbirääkimised näiteks Hiinaga. Hiina kompartei on lõhestunud, uskumatult nagu on üha rohkem tuleb infot, võib-olla õnnestub sellise näitamisega, et me teeme nüüd Venemaaga mingit diili, äkki õnnestub selline Hiina komparteis mingisugust sellist, ütleme vastuolus, et selle partei sees tekitada. Me ei tea seda teavad, ütleme 6-7 meest ovaalkabinetis ja ka Hiina poolt võib-olla 2-3 meest või 1, eks. Ja siin ongi ja nüüd mingi meie pisikene, mingi maailmast mitte midagi teadvad, mingid analüütikud või ka mõned välisajakirjanikud, siis nad panevad paika, meie peame, tuleb teha, tuleb võtta see 300 või tuleb anda nüüd. See kõik on niivõrd lapsik, et õpi kõigepealt maakera peal riikide paiknemine ära ja maavarade hulk. Ma kuulsin, et Kaja Kallas oli öelnud, et me peame seadma Vene riigikaitse eelarvele piirangud. Okei. See oli tal mingi lapsus selle. Aga tegelikult, Peeter, mina olen sinuga natukene eriarvamusel selles osas, et mis on see valitsev ideoloogia. Mina arvan, et valitsev ideoloogia ei ole vasak ideoloogia või selline woke. Progressivism. Mina arvan, et see ei ole see. Mina arvan, et mis tegelikult on stagnatsioon, mitte valitsev progressiv. Ideoloogia minu meelest on statism. Ja see väljendub selles teesis, et riigil ja riigiasutustel ja riigiasutuste poolt heaks kiidetud ekspertidel ja asutustel ja inimestel on alati õigus ja sinul ei ole õigus neis kahelda. Kui sa neis see on teema, millest me oleme palju rääkinud. Siis sa oled äärmuslane. Sul ei ole usku ja sa oled äärmuslane. Ja siis sa oled äärmuslane, et kui sa ma ei tea, kui sa avaldad peavoolust erinevat arvamust, siis sa muutud äärmuslaseks ja seega ebasoovitavaks ja kahjulikuks inimeseks. Aga nüüd ongi probleem, peavoolu toetab 10% ehk Reformierakonda. Et siis? Ja praegu ongi, et meil on ka, ütleme, rahva rahva arvamus, see ju ei loe mitte midagi. See ei loe, sellepärast, et valdav osa ajakirjandusest ketrab täpselt seda sama suhtumist edasi. On üksikud erandid, ütleme, olgu siis Postimehes või mõned head tegijad ka ERR-is, eks. Mujal aga neid ei ole palju, kes mõtlevad oma peaga. Neid süüdistatakse selles, ma olen aru saanud. Ja tahetakse lahti kangutada avalikust asutusest. Tartu Ülikooli õppejõud, ajakirjandusõppejõud, meediaõppejõud ütles seal, et näiteks et huumorisaade on üks saade ERR-is, et seal ei peeta sellist, kasutas võõrsõna, deliberatiivset debatti ei peeta seal. Deliberatiivset debatti. Et selline halb saade pidi olema. Ma pean siis Savostit teaspõlnud siin. No tõsi, vaata, mina lugesin selle Erik Moora arvamusartiklit Eesti Ekspressis, kus ta kohustas kõiki võtma Isamaa vastu algatatud kriminaalasja tõsiselt. Seal oli selline käskivas kõneviisis oli öeldud, et me peame võtma Isamaa vastu esitatud kahtlustust tõsiselt. Kuule, aga siin tekib kohe küsimus, et järelikult ei võeta, ta saab ise ka aru, et ei võeta. Ja, ma arvan, et see on üldine, selline üldine arusaamise hoovus on, et mis jama see nüüd on. Isegi mu tuttavad Reformierakond, mul on isegi Reformierakond on sõpru ja ma alati olen suhelnud ikka kõigiga, olgu ta kesk või reform, kui on sõber, on ikka sõber, eks. Aga millega ta põhjendab seda, et üks olulisi põhjendusi oli see, et kui te ei võta Isamaa vastu esitatud kahtlustust tõsiselt, siis te ju seate sellega kahtluse alla meie riigi ja õiguskaitseorganite usaldusväärsus.
nüüd oleme meie selles süüdi, saad aru, kui mina ei võta tõsiselt, eks ole, mingisugust erakordselt rumalat kahtlustust, mis ei tule, minu arvates ei tule nagu kuskilt otsast kokku sealt seda kuritegu, aga ma olen kohustatud seda tõsiselt võtma, sellepärast, et muidu satub meie riigi õiguskaitseorganite usaldusväärsus kahtluse alla. Eks meie oleme süüdi selles, mitte need õiguskaitseorganid ise, kes on lasknud ennast sellisesse kummalisse olukorda paigutada. Aga vaata, 10 aastat tagasi, ma arvan, see argument toimiski. Ma olles ise olnud ajakirjanik, ma ei tea, 20 ei tule täis, aga vähem natuke, 2007 aastast. Ja tegelenud igasuguste teemade ja asjadega nii edasi, siis 15 aastat tagasi, kui me mäletame, kuidas suhtumine oli, täielik konsensus oli selle Keskerakonda Savisaar midagi üüdis ja karjus, siis argument oli tegelikult sama. Argument oli sama, sõltumata sellest, mis ma ka tänapäeval võib-olla arvan siin Savisaare poliitikatest, asjadest nii edasi, aga põhimõtteliselt tema süüdistas, eks ole, süvariigi mõistet vist toona ei olnud, aga süüdistas süvariigi tegemises ja vastuseks oli see, et kuidas te nüüd ei usalda siin Eesti riiki. Selles suhtes ma arvan, midagi ei ole muutunud, lihtsalt küsimus selles, et kuidagi, kas inimesed on kuidagi muutunud ja millest see tuleneb? See argument põrkab järjest rohkem tagasi, eks ju, see ei tööta, see ei imbu sisse, sellepärast, et kuidas sa saad nagu sundida kedagi usaldama? Eriti pärast neid jamasid, mida on aastaid ja aastaid korraldatud alates Kajar Lemberi soengust, ja eks on, ütleme, terasemad inimesed on ammu aru saanud, et ega kõik, mis toimub, isegi... Tartus oli ju mitu abilinna peal, seal oli Semilarski vist. Ei, need on nii jaburad asjad kõik. Muidugi, nagu ma ühes saates siin enne mainisin, et agent Morozov samal ajal pidas loenguid ülikoolis ja tõenäoliselt nendele samadele inimestele võib-olla ka, kes siis vastavaid asju teevad, aga tunnistame ausalt, seda teatrit ei aktsepteeri, ma pean tunnistama, mina ei tunne vist isiklikult ühtegi inimest, kes nende, ütleme, Isamaa või olgu need süüdistused, mis on ka esitatud seal selle mis on täiesti arusaamatuse ERMi maja ja korporatsiooni teemadel. Ma lihtsalt ei tunne inimesi, kes seda tõsiselt võtaks. See on nagu nii läbinähtava. Kes vähegi süveneb, raske tõsiselt võtta seda. Lihtsalt mina ei tunne, ma olen kuulnud, et kuskil tavaliselt on ma tean, sotsiaalmeedias paar parempoolset, et reformierakondlased, nii palju kui ma neid tunnen, võib-olla ligi usub selliseid, või vaevalt, aga sa ei saa täielikku absurdi lihtsalt rahvale maha müüa, võttes arvesse, et enam ei eksisteeri teatud mõttes sellist reformierakondlikku, ma võib-olla üldistan liialt, ütleme sellist meediakontrolli, nagu kunagi oli, et sul kõik lehed rääkisid täiesti ühte sama asja, mis tähendab seda sinu sama statismi perspektiivist, kus sul oligi, et olgu see ega see Rahvaliiduga tehtu ei ole tegelikult ilus, kõik teavad seda, et see oli justiitsmõrv, eks mingites aspektides ja demokraatlikes riikides päris niimoodi ei likvideerita erakondi, aga see on maitse küsimus, eks, aga et küsimus ongi, et sel perioodil ju eks neid pealt kuulatud telefonikõnesid. Jah, aga sel perioodil kogu meedia oli täiesti üks mees, et seal ei olnud mitte mingisugust eristust, see oli eks eri juhtmete või kelle iganes kaudu üks narratiiv sisuliselt. Mõtta, kui nüüd sellest kriminaalasjast ja selle kriminaalasja ümber toimuvast avalikust arutelust veel korra rääkida, siis minu arvates oli siin ka tegelikult kogu meedia oligi nagu üks mees, sest mõlema suure meediamaja juhtkirjad ju ütlesid päeva lõpuks, kui kõik tolm oli niimoodi nagu maha kukkunud, siis nemad ütlesid päeva lõpuks, et püha issand, et see seadus on nii nässus, et see tuleb ümber teha. Ja ilmselt nad leidsid üles õiguskantsleri, Postimees leidiski üles õiguskantsleri kirja Riigikogule, kus õiguskantsler põhjendas väga hästi ja viitega Euroopa Inimõiguste Kohtu lahenditele, et selline taoline lausaline juriidiliste isikute annetuste keelamine on vastuolus põhiseadusega.
ja kuna erakonnaseadus on Riigikogus menetluses praegu, siis on ideaalne võimalus see asi korda teha ja mitte tegeleda selliste lollustega. Aga siis ma vaatasin, lihtsalt hakkas silma see, et vist mõned märkasid, et see avalik diskussioon läheb liiga ühte auku ja siis tõmmati üles anti siis võimalus Taavi Pernile anda intervjuu Kärt Anveltile, kus ta rääkis väga huvitavaid asju ja esitas väga huvitavaid tõlgendusi erakonnaseadusest, nagu näiteks sellest, et erakonnaseaduse mõte selles seisnebki, et üks erakonna toetaja ei saaks toetada ühte konkreetset või 2 või 3 erakonna liiget, vaid tohib annetada ainult erakonnale ja mingile konkreetsele kindlaks määratud arveldusarvele. Selles see mõte seisnebki? No selles tema sõnul jah, see mõte seisnebki ja minu meelest tal ikkagi jäi nagu pool paragrahvi lugemata, sellepärast, et kui ma läksin kontrollima seda väidet ja erakonnaseadus ikkagi ütleb otseselt, et võid annetada erakonnale, võid annetada erakonna liikmele. Kui sa võid annetada erakonna liikmele, siis järelikult sa võid annetada ka mitmele erakonna liikmele. Küsimus, sa ei saa aru, küsimus on, mis erakonnaga on tegu. Näiteks kui on välja mõeldud selleks, et saaks vabalt korruptsiooni teha ja endaga seotud asekantslereid mahitada ja osta seadusi enda äri huvides, selleks on välja mõeldud selline asi nagu nutikas raha. Sa oled tark raha või nutikas raha, et see on see raha, mis läheb meie valitsuserakondadele, et ühesõnaga igasugused taksoäpid ja mille kaudu ja muud sellised ütleme ettevõtmised, et nendelt läheb nutikas raha ja siis see korruptsioon ja kõik see on nutikas. Aga et kui ütleme opositsiooni toetavad inimesed täiesti ütleme mingi kodanikualgatuse, inimesed ei tule ju selle pealegi, et kuskil sellises asjas võiks midagi ebaseaduslikku olla, sa oled mingi aastaid ja aastaid on mingi olgu see Isamaa või mitmed muud sellised mõttevoolud või liikumised on täiesti olnud nagu alla ja nurka surutud ja siis mingid inimesed toetavad maailmavaadet või üritavad siis seda, millega see erakond on ette nähtud, et riigis elu paremaks teha, nende siis alusteks üritavad siis organiseeruda poliitiliselt, aga tegu ei ole nutika rahaga, saad aru, ja see on see vahe. Nutikas raha või mitte, ma arvan, et tõsine asi, mis sellest arutelust välja kasvab või mis mulle eriliselt silma torkab, on see, et Isamaa vastu või Isamaa suhtes käib kriminaalmenetlus ja Salga suhtes ei käi. Ja miks ma leian, et see on probleem? See viitab, mis ta viitab, ta karjub sulle otse näkku, et meil on prokuratuuri töö väga valikuline. Et ühesugustel või väga sarnastel asjaoludel võetakse vastu täiesti erinevaid menetlusotsustusi. Sõltuvalt sellest, kas siis, ma ei tea, kas siis nagu meeldib või ei meeldi. Ja ma tahan, et see nüüd ei jääks siia valesti kõlama. Mina olen veendunud selles, et Salk ei ole ka mitte midagi valesti teinud, vaid see, mis Salgalt neid analüüse saanud erakondadega ERJK poolt tehti, on lubamatu juriidiline aktivism, kus nad järjest enam haaravad endale laiendavate tõlgendustega rohkem õigusi ja pädevusi. Ja seda ei tohiks teha. Neid seadusi tuleb tõlgendada kitsalt, neid tuleb tõlgendada kas adekvaatselt või kitsendavalt, laiendavalt mitte mingil juhul, sellepärast et need normid, mille alusel nad kvalifitseerivad ühe annetuse keelatud annetuseks või üleüldse mingisuguse teo kvalifitseerivad annetuseks, sellel võivad olla ka karistusõiguslikud tagajärjed. Sa ei tohi karistusõigusnorme tõlgendada sellised laiendavalt, eks ole. Aga see, et sarnastel asjaoludel Salga suhtes menetlust ei toimu ja Isamaa suhtes menetlus toimub ja selle kõige taustal nad räägivad, et meil ei jää mitte midagi üle, kui meieni jõuab teave. See teave on ju... Ma tahakski täpsustada, vaata, mul on tegelikult üks hea tsitaat ka selle kohta, ma võtsin ta välja, eks ole, et just seda sama paralleeli tuua siin, aga korra täpsustada seda, et vaata, mida siis ette nüüd heidetakse, kuna sina oled endiselt Parvel Pruunsilla esindaja selles asjas, eks ole?
et siis sul on hea ülevaade ja info sellest, et mida siis seal täpselt ette heidetakse. Kas Parvel Pruunsillale heidetakse nüüd ette seda, et ta andis raha ühele MTÜ-le, mis andis raha erakonnale või mis see nüüd siis on? Ei, talle heidetakse ette seda, et ta andis Paltsile raha. Andis Paltsile, Palts oli selle MTÜ juhatuses, ma saan aru. Kas raha liikus ka Isamaale, et miks Isamaa siis... Ei liikunud. Mis see MTÜ tegi siis? Väljendas erakonna siseselt mingisuguseid erakonna sisepoliitilisi seisukohti. Nii palju kui mina mäletan, see oli ju see, kui parempoolsed moodustasid Isamaa sees mingi selle rühmituse, see oli ka MTÜ, eks? Või oli rühmitus? Ei olnud. Ei olnud MTÜ eraldi. Nemad ei saanud MTÜ arvel, nemad said nutikat. Okay. Ühesõnaga seal... Mul ei ole sellist infot, vabandust. Seal moodustati mingi parempoolsete liikumine, millel ma saan rääkida, hästi mitmed sõbrad on. Vaata, see asi taandub hästi, hästi lihtsalt sellele, et kas on kellelgi kahtlusi selles, et Parvel Pruunsild on Isamaa erakonda toetanud läbi aastate väga suurte summadega? No selle ei ole, see on päris suured summad. Kas on kuidagi tegeliku elu juhtumite või tegelikus elus sündivate asjade kriteeriumi järgi usutav see, et Parvel Pruunsild peaks tahtma mingil põhjusel varjata enda annetusi? Ei ole. Arvestades, et kas tol ajal ju erakonna rahakott oli ju siis Seedri ja selle ütleme seltskonna käes, kui ta oleks selle annetanud siis Isamaale, seda raha oleks saanud ja selle, palju selle, nagu selle taustal, selle kõige taustal ma arvan tasubki kuulata seda, mida Urmas Reinsalu oma pressikonverentsil ütles, et Parvel Pruunsild on avalik erakonna suur annetaja. Keelatud annetuste regulatsioonid on mõeldud selleks, et vältida sellise salaraha või läbipaistmatu raha jõudmist erakonda, et inimestel oleks võimalik alati kontrollida või näha, et kelle raha abil erakond oma poliitilisi seisukohti kujundab, eks ju. Ja see on ju kõigile näha. Üks nendest väga suurtest annetajatest seal teiste kõrval on Parvel Pruunsild. Ta ei ole sellest kunagi saladust teinud ja tal ei ole mitte mingisugust põhjust varjata oma annetusi. Nii. Nüüd teine asi, mida erakonna seadus otsesõnu lubab, on see, et kui sulle näiteks mingisuguse erakonna sees meeldib üks fraktsioon rohkem kui teine, siis sul on õigus annetada raha ka sellele ühele fraktsioonile. Mitte annetada raha teisele fraktsioonile, mitte annetada raha erakonnale tervikuna, vaid annetadagi konkreetselt mingisugusele erakonna liikmele. Seadus otsesõnu lubab seda. See on see, mida riigiprokurör Pern ütles, et tema arvates ei luba või? Jah. Okei. Jah. Siis ei tohiks ka üksikkandidaate toetada? No vist ei tohiks, jah. No selle järgi vist ei tohiks, jah. No nii ta vähemalt oma intervjuus ütles. Okei. Aga ma tohin nüüd tuua selle paralleeli nüüd selle teise osa, et sa Salka nimetasid, Salk on siis sihtasutus Liberaalne kodanik, selle eestvedaja on Tarmo Jüristo ja 31. mail 2023 ilmus üks hästi tore lugu peale siis eelmise Riigikogu valimisi, mis oli selline ülistav, selline positiivsusest pakatav lugu Eero Epneri sulest. Eero Epner on siis selline, ta teab väga palju, ma tean, kas ta on kunstiajaloolane, ühesõnaga kunstist teab hästi palju ja on siin teatrivärki teinud ja nüüd viimasel ajal ma olen tähele pannud, ma ei jõua neid lugusid kunagi ise lugeda, need on nii ülevoolavad ja nii sellised lipitsevad lausa teinekord võimu suhtes, et ma ei suuda. Selline, ma ei tea, vaese mehe Marcel Proust või midagi. No jah, selline ilukõnelised lood ja see lugu puudutas konkreetselt siis Salka ja Tarmo Jüristot. Muuhulgas seal märgiti väga ilusas voolavas kõnes. Ta tegi minuga ka seal mingi intervjuu. Kes sellest hoolimata minu arvates ei ole toime pannud mitte ühtegi kuritegu? Ei, absoluutselt, ei. Eero Epner ka ei ole pannud, ma tahtsin lihtsalt öelda, et Tarmo Jüristo ilusti mägib ukuleelet seal loos ja Vikatiga oskab liita, kuritegusid toime pole pannud, aga seal on ühesõnaga nüüd kirjas siis niimoodi, ma tsiteerin. Putukad saavad hukka uue kaasaegse ideoloogia järgi, kui sa Vikat ei tohi niita ju, see on see uus. Nüüd on ikka kuritegu siis või? No, kus on prokuratuur? Kuritegu planeedi vastu. Ja, aga ma tsiteerin kahte kohta. Lõuna-Eesti tavaõigus, seal võib niita seal.
nii, 2,5 aastat tagasi asutati liberaalne kodanikuühendus SALK. Juba siis seati eesmärgiks selle aastaste parlamendivalimiste mõjutamine, et niinimetatud liberaalsed jõud saaksid enamuse. See on nüüd esimene koht, see tähendab siis 2023-2021 asutati, eks ole, ja eesmärgiks oli valimiste mõjutamine, mitte isegi ühegi erakonna sisevalimiste mõjutamine, vaid riigi valimiste mõjutamine. Nii, ja siis on teine koht seal, 2,5 aastat hiljem, ehk siis 2023 aasta märtsis, laekuvad ühe korraga valimistel antud e-hääled ning tohutu kergendus valgub üle SALGA liikmete. Hääled tulid, võitsime, boom, juubeldavad SALGA rahastajad ühises WhatsAppi grupis. Sa väga õigesti märgid. See on nutikas raha. Nutikas raha vist tegelikult on peitkuritegu. Ei, see on tark ja nutikas. Aga see on ju samamoodi ERJK tõlgenduse järgi on need poliitilised toetustegevused, mida SALK tegi, on käsitletavad nüüd erakonnale tehtava annetusena. Erakond ei ole tahtnud seda isegi vastu võtta, aga ERJK leiab, et võt selline kasulik teenus, ma ei tea, kas siis kuidagi käsundite asja ajamise analoogia alusel või kuidagi, et selline kasulik teenus nagu neile osutati ja nad kuulasid ära, järelikult nad võtsid vastu, järelikult iga üks nendest erakondadest peab hüvitama mingisuguse suure summa raha, mis vastab saadud teenuse väärtusele ja kui nüüd tegelikult see tekst sealt kokku võtta või selle teksti alusel kujundada SALGA enda tahtlus, siis SALK ju tahtiski kujundada, eks ole, poliitikat kõigile 3 erakonnale. Seal vist olid parempoolsed ka alguses vist hõlmatud, aga oli vist 4 isegi, jah. Ja või oli, kes see mäletab kõik? Igal juhul tehti neid toetavaid tegevusi lähtudes ühest eesmärgist aidata kõiki neid erakondi siis mingi konservatiivsema poole vastu, eks ju. Ehk karistusõiguses me räägiksime sellest, me kõneleksime siin ühtsest tahtlusest kõikide nende niinimetatud annetuste osas ja see annab kokku enam kui 40 000, sõltumata sellest, et iga... Ja 40 000 on oluline, sest et sealt algab siis kriminaalõiguslik kriminaalvastutus, just. Ja sealt tuleks see 40 000 kokku ja kui lähtuda nendest samadest teesidest, millest prokuratuur lähtub Isamaa puhul, siis siin on uurida kui palju. Aga milles on, ma ütleksin, prokuratuuri probleem on see, et nad ei suuda tõlgendada erakonna seadusi konformselt põhiseadusega ja konformselt Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste konventsiooniga ja seda selgitava kohtupraktikaga. Õiguskantsler on sellele väga ilusasti tähelepanu juhtinud, väga asjakohaselt välja toonud Euroopa inimõiguste kohtupraktika selles küsimuses, et lausaline juriidiliste isikute annetuste keelamine ja selliste mittetulundusühingute, poliitiliselt aktiivsete mittetulundusühingute tegevuse keelamine ei ole kooskõlas konventsiooniga. See on konventsiooniga vastuolus. Ja nüüd me siis, nüüd meie tõlgendamegi oma erakonna seaduse sätteid selliselt, mis on konventsiooniga vastuolus. Jaa, aga nüüd sa räägid tegelikult sellist, juriidilises keeles ma saan aru, et sul on vägagi õigustatud sellest rääkida, eks ole, selles mõttes, et see on argumenteerida niimoodi, aga tegelik küsimus, kui sa võtad selle erineva kohtlemise, see ei ole isegi ju juriidika, siin on miskit muud taga. Seda ma räägingi, et kui me loeksime erakonnaseaduse sätteid kooskõlas põhiseadusega ja loeksime erakonnaseaduse sätteid kooskõlas Euroopa inimõiguste põhivabaduste konventsiooniga, siis ei ole keelatud annetust ega mingit kuriteokahtlust ei ühe ega teise suhtes. Ei, ma saan aru sellest, jah. Ja see on täiesti adekvaatne viis seda lugeda. Aga mingil põhjusel, ja vaat see on nüüd see oluline koht ja tõsine oht minu arvates õigusriiklusele. Me loeme seda ühel juhul ühtemoodi, aga teisel juhul teistmoodi. Ja selle taustal muutub minu arvates täitsa naljaks see prokuratuuri avalik mainepesu, et me ei saa mitte midagi teha selle Isamaa kriminaalasjaga. Teave on meieni jõudnud, me ju peame seda uurima.
huvitav, kust kohast nad seda teavet siis saavad, kas nad lehti ei loe, kas nad seda sealt ei loe näiteks, noh seda, mida sa just ette lugesid, Ekspressi artikkel, et see Ekspressi artikkel, noh kui mina oleksin prokurör, kes leiab, et sellised asjad, kui ma tõsimeeli leiaksin, et sellised tegevused on käsitletavad keelatud annetusena, siis ma ühest küljest koguksin teavet ERJK-st, kus ma näen, et on keelatud annetus, sealt ma näeksin ka iga keelatud annetuse väärtuse, teisest küljest ma võtaksin siis selle Eesti Ekspressi loo, siin on kirjas, et tegime seda kõike ühtsest eesmärgist lähtuvalt, paneks need asjad kokku ja saaks kuriteo kahtluse. No. Aga ei tee seda. Aga ei ole ju. Miks ei ole? Küsimus on selle jaoks on Ameerikas ka kasutusele võetud termin nimega lawfare ehk siis seadussõda. Nagu sa oled võib-olla kuulnud, meil on märtsis 2027 tulemas valimised, et see sobitub väga hästi valimistsüklisse, ütleme siis halbade ja selle 10 või 11% toetusega nagu siis inimeste, kokku võib-olla tuleb seal eri nende progressivistlike jõudude puhul isegi mingi 20 ära, kui hakata, natuke isegi rohkem, aga et põhimõtteliselt küsimus on valimistsüklis lihtsalt, aga unustati ära täpselt seesama, mis Ameerikas toimus, nimelt kui hakati Donald Trumpi vastu fabritseerima, need olid täielikult fabritseeritud süüdistused. Põhimõtteliselt osariikides, kus nii vandemeeste kogu kui uus kohtunik oli nagu kuskil 3. Reichis mingi või nagu sellised padudemokraadid mõistsid Trumpi isegi süüdi nagu asjas, mille ta oleks nagunii võitnud kõrgemates astmetes mingites muudes kohtutes, umbes mingi täitmata jäänud ankeedi määrati talle mingi, mis oli 500 miljardit trahvi või ühesõnaga ta oleks nagunii varem või hiljem võitnud kõik need protsessid. Sellega käis kaasas, ma juhin tähelepanu, sellega käis kaasast ikkagi ka suur meedia tähelepanu, kus CNN-id asjad kirjutasid, kui õudne ta rikkus raamatupidamisreegleid. Ja seda põhimõtteliselt kogu USA senat ja kongress oleks vangis, kui neile hakatakse põhimõtteliselt samadel alustel süüdistusi esitama, et ma arvan, et demokraadid oleks ilma nende süüdistused tõenäoliselt mingi hea tegutsemise korral valimised võitnud. Ütleme, Trump jäi oma eelmise ametiaja lõpus, ta jäi ikkagi suhteliselt nagu sellisesse mitte toetajat, aga tal ei olnud enam seda rahva, ta oli ikkagi üpris populaarne president, aga selle lõpuaja peale, kus ta, ütleme, tema enda suuvärk tõi talle kaasa selle, mis toimus, aga ilma selle igale Ameerika penskarile ja teismelisele arusaadavalt fabritseeritud protsesside, ütleme maailmavaateliste protsesside igasugu esile tahta tikkuvate prokuröride poolt, kes tegelikult mõned tegid isiklikku poliitilist propagandat, teised olid, suur osa oli ka Valge Majaga ja üle kätte läinud luureorganitega teadlikult fabritseeringudeks, mis on nüüd täiesti veenvalt tõestatud ja mis juhtus sellest hetkest, kui hakkasid tekkima need fabritseeritud võltssüüdistused, hakkas Trumpi toetus tõusma ja ta oli hetkega mängust tagasi. Ühesõnaga, ta oleks, see on nii ja naa, et kunagi selline on meie tänane päev, aga et ilma nende fabritseeritud süüdistusteta on üpris võimalik, et Trumpi asemel oleks olnud keegi teine aga vaatame nüüd, mis ka Isamaaga juhtus, eks. Arvati tõenäoliselt, et sellele mitte nutika partei saab kiirelt saab, ma ei hakka siin mingit mehhanisme nagu lahti seletama, et see võib olla ka lihtsalt, vahel, nagu ma ühe artikli kirjutasin, et vandenõust lolluseni on tavaliselt, sa kunagi ei tea, kas Kari loll või vandenõu, eks, see on, vahel on mõlemad korraga, kusjuures kehv vandenõu tuleb, et selline, mis on kogu rahvale ja isegi vanaemadele ja vanaisadele ja väikestele lastele arusaadav. Aga et Isamaa tõusiski selle 8% pealt, et ei olnud niimoodi, et suudeti selline karistada ära see paha pisike kihulane, eks. Isamaa kasvas üle 3 korra. Ja täpselt nende naeruväärsete süüdistuste, mida esitati
ühe siis ärimehe vastu ja ma arvan, kui Isamaa kasutab selle täiesti absurdse olukorra, mis on praegu tekkinud edukalt ära, ükskõik mida ei tekitataks, siis Isamaa võtab veel sealt omale toetust juurde, sellepärast et vaat see talupoja mõistus või mingisugune üldine moraalitunne on ikkagi see, mida järgi rahvas teeb otsuseid, mitte enam selle järgi, kuidas ütleme, ma ei tea, Delfi juhtkiri või Vilja Kiisler nagu. Oota, rahvale ei meeldi see, kui prokuratuur kuritarvitab oma võimu ja rahvale ei meeldi see, kui inimestele heidetakse ette mingisuguseid täiesti arusaamatuid kuritegusid olukorras, kus keegi ei suuda näpuga näidata, et mis nüüd nagu tegelikult valesti on läinud, et mis kahju on tekkinud või keda kahjustati, kelle õigusi rikuti. Ma mäletan Kaur Kenderi kriminaalasjaga umbes 10 aastat tagasi oli täpselt samasugune lugu. Et Kaur Kender oli tuntud kui üsnagi vastuoluline tegelane ühiskonnas, aga kui tema vastu mindi selle lapsporno süüdistusega kohtusse, siis minu arvates enamik, mina mäletan seda niimoodi, et enamik inimesi oli ikkagi tema poolt. Et ei ütleks, päris ei ütleks. Eks seal oli ikka vastu oli, aga see üldine seisukoht oli minu mälu järgi selline, et isegi Nõukogude Liidu ajal ei saanud kirjanikud kriminaalsüüdistusi oma loomingu eest, eks ole. Siis nüüd Eesti Vabariigis aastal 2016 tehti see ära. Nõukogude ajal sõltus ajastust, et see... loomingu eest, konkreetselt loomingu eest, kriminaalasi loomingu eest. Kindlasti oli ka neid. Mina ei suutnud leida ühtegi. Stalini ajast kindlasti, et hiljem need fabritseeriti see on võib-olla lihtsalt oli paha looming, et siis kukkusid aknast alla. Midagi taolist. Seal tekkis samamoodi, see aknast alla kukkumine, see on mingisugune või keldrist üle. See on mingi kultuuri osa. Ei, see on pigem lähed alla, nagu praegu Venemaal, et lähed alla keldrisse suitsu tegema ja siis kukud aknast üles alla. Aga mida mõned aktiivsed kodanikud tol ajal tegid, oli see, et nad koostasid kataloogi erinevatest kirjandusteostest, mis sisaldasid samamoodi labaseid seksuaalaktide kirjeldusi lastega, lapseealiste inimestega, 14, 13, 14, 15, 16 ja siis otsisid üles, kus selliseid raamatuid saada on. Ja tegid selle peale kuriteoteate. Näiteks Rahvusraamatukogu peale tehti kuriteoteade, kuna seal oli saadaval Saloo Saloo oli seal saada, Nabokovi teos on seal saada, võin minna lihtsalt lugema seda, eks ole. Ja ma mäletan, et mulle saadeti ka neid prokuratuuri vastuseid, et miks kriminaalasja tol ajal ei alustatud, aga need põhjendused olid umbes samasugused, et aga see ei ole ju see ei ole ju nagu see. Et see ei ole see. Et see ei ole nagu see, et see on ju nagu teistmoodi. See on juba raamatukogus. Et see on nagu raamatukogus, ja kuidagi nagu, et nad ju neil ei saa ju olla tahtlust, sellepärast, et nad ju ei saa teada. Et kui nad ümber seda ei lükanudki, et see on lapsporno. Ma mälu järgi. Jättes siis, eks ole, kõrvale täielikult nende teoste kunstilise väärtuse, aga nad vist tahtluse taha jäi see asi tol ajal kinni, millele mul on muidugi tegelikult väga hea meel, et ei algatatud kriminaalasja Rahvusraamatukogu vastu sellepärast, et ta kirjandusklassikat hoiab ja võimaldab lugeda. Ja võib-olla see on see paralleel mingil määral, aga see paralleel endiselt ma ütleksin, et viitab sellele just kui meil juhuse tahtel toimub, ma mõtlen lihtsalt, et kuidas mul mulje jääks, eks ole, et viimast, aga selline asi, et juhuse tahtel, aga see sama asi, mida nagu Peeter siin viitas, et siin selgelt toimub kellegi suunamisel nüüd ikkagi poliitiline protsess meil praegusel hetkel, et see küsimus on nagu selles, et tundub nagu, et ei oleks juhuslik ja siis see samane usu küsimus siin aktualiseerub minu arust ka, et vaata, Trumpi puhul tundus ka, et usku ei ole enam inimestel, vaata, et nad ei usu enam seda, kui teda süüdi mõistetakse
kasutatakse ja niimoodi. Nüüd on meil ka siin aktualiseerunud. Ameerikas on veel, et seal on kohtuseriaalid on väga, Eesti puhul ongi, et me oleme nagu Nõukogude ühiskonnast tulnud, kus tegelikult tavakodanik, tänaseni meie tavakodanik ei tea, kuidas börs toimib, ta ei tea isegi, mis asi on intress, eks, mis on keskpankade intressid, isegi seda ei teata, et Frankfurdis on üldse mingi ECB, eks, Euroopa Keskpank, meil ei teata investeerimisest, väga palju ei teata, eks, ja täpselt sama on meie keskmine inimene ei tea, kuidas kohtusüsteem toimib. Et meil on palju lihtsam isegi ütleme sellisele tavakodanikule jätta riikliku propagandaga mingi mulje, aga need 35 aastat vabadust, ütleme, need on ikkagi koolitanud juba inimesi piisavalt. Et on tekkinud, juba on mingisugune tunnetus, ütleme, keskmine täiskasvanud inimene, ma arvan, on võimeline ära tundma, kui talle jama maha müüakse, aga võtame nüüd just Ameerika konteksti, seal on ju iga pensionär on näinud mingit kohtuseriaale, nad teavad, kuidas nende süsteem toimib, iga inimene, igasugused maksuasjadki, see puudutab seal ju igat inimest, eks. Ma ei ole nõus. Kui ma vahetevahel loen ajalehe artiklite kommentaare, siis minu meelest seal inimesed ikkagi omavad nagu täitsa niisugust asjakohast ja adekvaatset arusaama sellest, kuidas kohtusüsteem töötab. Vähemasti on kadunud mõne aasta tagune, ja seda ma tõesti enam ei näe, on kadunud mõne aasta tagune nagu kohtute, advokaatide, prokuröride ja nagu kogu selle justiitssüsteemi samastamine. Et prokuröre samastatakse kohtutega ja siis ka advokaadid kuidagi suhestuvad selle siukse imeliku klikiga kuidagi moodi, et on nagu mingisugused siuksed kurjad advokaadid, kurjad prokurörid ja kurjad kohtunikud, kes siis kuidagi tegutsevad selles õigussüsteemis üksnes iseenda heaolu nimel ja kuidagi. Aga vaata sellel nõukogudeaegsel inimesel, kes sa ütleme praegu on 60-ndates, kelle selline karjäär ja tööelu algas veel Ülsel Brežnevi ajal, nende jaoks ongi kohus on ikkagi kurja kuulutav. Selline kõik, mis seal on, see ei ole sellepärast, et nõukogude kohus ei olnud see, kuhu aga tegelikult demokraatlikus riigis kohus ongi ju positiivne nähtus. Kui nii võtta kohus peaks olema, ütleme, vägistaja, mõrvar, peksja saab karistada varaseks. See on kohtu funktsioon ja kui kedagi ideaalis, kui kedagi valesti süüdistatakse, see on USA-s siis vandemehed, meil kohtunik, eks. Inimeste arusaam on ka muutunud. Aga see võtab aega, et ikkagi see nõukogude ja võimu või sellise kohtuvõimu pidamine eranditult repressiivsüsteemi. Kohus ise on ka muutunud, et kohus ei ole minu arvates ei kriminaalkohus, isegi kriminaalkohus enam ei ole sedavõrd repressiivne, nagu ta oli võib-olla 20 aastat tagasi. Et praegu on kriminaalkohtus võimalik kohtuasju võita. Kohtunikud on, mina julgen küll öelda, et Eesti kohtusüsteem on erapooletu. Ja ei ole nagu mõtet väga karta kellelgi, kui mingisuguse ilmselgelt fabritseeritud süüdistusega kohtusse minnakse. Võtta, ma siin lähekski nagu edasi selle teema peale, et fabritseeritud nii, eks ole, et valimistsükkel nii, aga kes siis juhib seda protsessi, miks meil on siis niimoodi, et me võime ju rääkida, et nüüd tulebki, et Parvel Pruunsid ise andis sellise väga selgete sõnumitega intervjuu, eks ole, ütles selgelt ja näed, ja imestan, ongi süvariik ja tehaksegi selline, kuidas see inglise keeles character assassination, ühesõnaga selline otse sihitult rünnak ühe erakonna suurrahastaja pihta ja siis erakonna pihta ja nii edasi. Me võime ka aru saada, et see võib olla võimul olevate erakondade huvides, eks ole, aga miks meil sellist asja siis peaksid õiguskaitseorganid, miks nad seda asja peavad nagu sellisel määral siis kaasa tegema? See ongi mul nagu üllatav. Sellele ei olegi mingisugust vastust anda. Et ma arvan, et me peame rahulduma praegu lihtsalt sellise teadmisega, et võrreldavatel asjaoludel tehakse menetlusotsustusi erinevalt. Ja viimastel aastatel on tihti joonistunud välja muster, et valitsevate erakondade jaoks on need menetlusotsustused soodsad ja opositsiooni kuuluvate erakondade jaoks on need menetlusotsustused olnud kahjulikud. Ühe suure erandina tõuseb siin esile muidugi Kalle Laanet,
kes läks samas vahetult enne tülli peaprokuröriga. Et mulle näib, et sellele organisatsioonile on antud kätte väga suur võim ja nad jätkuvalt naudivad ka väga suurt avalikku usaldust, mis sisuliselt tähendab seda, et kui prokuratuur tuleb kellegi vastu kahtlustusega välja, siis seda pigem kiputakse uskuma, et seal võibki midagi valesti olla. Ja see muidugi põhjustab sihtmärgiks võetud inimestele väga suuri kannatusi ja probleeme oma isiklikus elus. No aga kui me ükskõik mida me... Miks seda tehakse, seda ma ei oska öelda. Et loomulikult ükskõik mis organist me räägime, olgu see, ma ei tea, Kaitsepolitseiamet või prokuratuur, et kõik inimesed, keda mina isiklikult tunnen ja ma arvan ka teie, et seal on valdavalt on need inimesed kõik ikkagi patrioodid ja tahavad oma tööd teha hästi. Tähendab, me Eestis ei ole sellist tegelikult seda olukorda, et oleks mingi kollektiivne, ma ei tea, selline, et kõikides meie korrakaitseorganites ikkagi see, ütleme, valdav enamus, ütleme siis, lihaseid on patrioodid ja teevad tõenäoliselt õiget asja, aga et küsimus ongi, et kui mingitesse, ütleme, nendesse harudesse või kabinettidesse on tekkinud sellised süvaküla sarnased meelsuskondlikud, ütleme, ringkäenduslikud, meelsuskondlikud, sellised mõttegrupid võib-olla, et nendel võib tekkida põhimõtteliselt selline tunne või soov, nad väga paljud sellised, nad võivad isegi arvata, et nad enda meelest kaitsevadki niimoodi käitudes riiki, kurjuse ja pimeduse ja keskaja tagasi. Te kõik võite ette kujutada, millise mõttemaailmaga on üks osa neid täiesti dogmaatiliselt uskuvaid inimesi. Sealt taga ei peagi otsima mingit organiseeritud vandenõu, vaid sa võid ka mingisuguse sõpruskonna kitsamad sellist ringi tuua. Need ringid muidugi Eestis kõik omavahel konkureerivad mingite tippametite pärast, kõikide suurim soov on siit minema saada välismaale mingile kõrgele kohale, vahet ei ole, et saada sellisest mõisakuppi ametist ikka väike aadlikuks juba kuhugi, ma ei tea, New Yorki, Genfi või Brüsselisse, et siis oled seal 10 aastat ära ja siis sa oled majanduslik, et mida ma tahtsingi öelda, et sealt ei pea vahel otsima isegi vandenõu, vaid see on meelsuskondlik lollus ja juhmus, mis väljendub ka isiklike kättemaksudena või sellise Meenutame politseijuhtide kriminaalasja. Ma sinna tahtsingi jõuda. Politseijuhtide kriminaalasjas ju need kahtlustatavad, hiljem süüdistatavad avaldasid arvamust, et tegemist on nende vastu toime pandud kättemaksuaktsiooniga. Ja mõtleme nüüd, milliselt positsioonilt pärit inimesed seda ütlesid. Need on ju Eesti õiguskaitseorganite tippjuhtkond. Politsei- Piirivalveameti juht Erik Heldna oli kapo asejuht, eks ole. Need inimesed ütlevad, et see on kättemaksuaktsioon. Nad ju sellega tunnistavad, et Eesti riigis toimub selliseid kättemaksu kriminaalasju. See oli vist kõikidele... Seda näevad enda pool ülestunnistus sellest, et selliseid praktikaid leidub. Ja mida me nüüd selle teadmisega siis peale hakkame? Kas Riigikogu on kokku kutsunud mingisugused erikomisjonid, et seda asja uurida? Kas meedias sellest kirjutatakse? Kas sellest on tekkinud mingisugune suur skandaal? Ei ole, et las läheb nagu vanaviisi edasi, kuigi minu meelest õigussüsteem karjub selle järele, et oleks vaja natukene tugevamat sissevaadet ja tagasisidestamist. Probleem ongi. See on okei, ja mis ei ole? Probleem ongi, kui rikki läinud
täiesti rikki läinud moraalse kompassiga inimene omandab mingis osakonnas või vahel ka terves instantsis mingisugused hoovad, kus tal on võimalus ära kasutada oma rikki läinud moraali kompassi järgi, ütleme, tõmmata niite, olgu mingis konkreetses osakonnas või struktuuris, eks. Et ja siin ongi, USA-s on väga hea näide CIA direktor John Brennan, eks, kes põhimõtteliselt seda võib riigi põhiseadusliku korra kukutamise vandenõuks nimetada, mida seal tehti, et ma olen täiesti kindel, et ta mõistetakse ka USA-s süüdi, kui jälle nagu Comey'ga USA-s tehti, eks, FBI direktor, et enda nagu vabariiklaste justiitsministeeriumi kehva asjaajamise tõttu ta tõenäoliselt see on selge, et ta on süüdi, sest dokumendid on süüdi selles, millest teda süüdistati, aga formaalselt seda tõenäoliselt ei õnnestu ära vormistada, aga just see kuidas sa välistad mingi täiesti katkise ja näiteks eranditult oma maailmavaatest, mitte kainest mõistusest lähtuvate inimeste saabist selliste kohtade peale, kes hakkavadki mingi ükskõik mis organeid, samasugused on ülikoolis ja tõenäoliselt ajakirjanduses ja ikka seda võib ka erasektoris kuskilt pidi samasuguseid, mingi väga-väga vale inimene satub, kes võib naeratada kenasti kogu rahvale ja täiesti sellise mingi psühhopaatilise olemusega võib-olla ka või sotsiopaatilise või ta võib sellise silmi pilgutamata lihtsalt valetada ja kelbasta ajada ka veel otse kaamerasse, eks, et kuidas sa väldid selliste inimeste saamist, et muud võimalust ei olegi kui parlamendi järelevalve suurendamine, et USA-s on selliste juhtumite jaoks opositsioonil alati hoovad, kuigi sa ei saa ühestki inimesest lahti opositsioonina, sa võid teda põhimõtteliselt kogu aeg vande all tunnistama tuua ja ta ei saa valetada ja kui ta vastamata jätab, siis võid aru saada, mida see tähendab. Regulatsioon jälle sedapidi, et kui sind kutsutakse, siis on sul vaba valik, kas sa lähed või ei lähe ja kui sa lähed, siis sa võid valetada nii, et suu suitseb ja mitte midagi sinuga. Või Riigikogu liikmed viiakse kuhugi kinnisesse ruumi, et seal tutvustada infot, millel nagunii mitte mingit saladuse kaalu ei ole ja siis ütleme, alluvad Riigikogu liikmed on tegelikult bossid, eks, kõikide vastavate organid, et kõige kõrgem ülemus on ka Riigikogu liikme alluv, aga et meil on täiesti nagu pea peale pööratud. Meil vist kapo juht otsustab, kas Riigikogu liige võib mingisuguse paberiga. See on kuigi Riigikogu liikmel on vist ametis tulenevalt riigisaladuse luba. See on täiesti absurd juba, mida välja käidi, aga et meil on pea peale pööratud täielikult, ütleme, riigi juhtimise süsteem. Mitte ükski jõustruktuur ega luureorgan ei ole, ütleme, ei saa öelda parlamendile või parlamendisaadikule midagi, et tule sina nüüd siia või kuidagi käsu korras rääkida või vihaselt vaielda, võtame USA või ükskõik mis muud parlamendid, olgu sõjaväelaste kui luuretöötajate, kõigi vahel on alati väga tugevad hõõrumised, nagu meil räägitakse, et sa ei tohi midagi, ei tohi kellegi kindrali arusaama vaidlustada või prokuröri, et see kõige tavalisem asi, läänemaailm niimoodi toimubki, et sa kogu aeg vaidlustad kõike, eks. Aga Eestis selline parlament on täielikult kaotanud oma funktsiooni. Vähemalt parlamendi liige. Vähemalt parlamendi liikmel ei ole. Ja 51 meest koos hääletavad või naist. Liikmel ei ole funktsiooni. Ja ma mäletan oli üks juhtum, kus ka Mart Maastik tegi päringu Lauri Läänemetsale selle kohta, et kui palju tehakse julgeolekuasutuste seaduse alusel Eestis jälitustoiminguid inimeste suhtes, et kui palju on neid teabetoimikuid parasjagu aktiivseid, kui palju on neid suletud ja kui palju on teabetoimikutest tulnud teabe alusel algatatud kriminaalmenetlusi. Siis Läänemets ütles talle lihtsalt, et pole sul vaja teada, et see on meie üle, või et nende kapo üle teeb järelevalvet see vastav Riigikogu komisjon, aga Riigikogu komisjon on loomulikult alati koalitsiooni kontrolli all, et see, kelle kontrolli all või kellel on enamus, eks ole, komisjonis, see otsustab agenda, see otsustab need küsimused, mis lähevad päevakorda ja niimoodi
see järelevalve on minu arvates suures osas illusoorne. USA parlamendil siin juures ongi põhimõtteliselt kohtupidamise funktsioon, kui nii võtta. Ja Eesti parlamendil selline võimalus puudub, et me ei saa kutsuda mitte ühtegi ametnikku ega ka eraisikut, ütleme vande all tunnistust andma parlamendikomisjoni või parlamendi, see käib alati parlamendikomisjonis, muidugi täiskogu ei saagi selliseid tunnistusi kuulata, aga et parlamendil puuduvad täielikult volitused. Olgu see ükskõik millise riigiasutuse töötaja või eraisik või vahet ei ole, et põhimõtteliselt USAs on see võimalik kutsuda ükskõik kes käsu korras, nii eraettevõtja parlamendikomisjoni ette, kus oled kohustatud vastama. See on subpoeena kaudu siis, eks. Et sul on õigus kasutada siis konstitutsiooni seda 5. muudatust, õigust vaikida. Et kedagi ei saa sundida põhimõtteliselt rääkima, kui ta ei taha, aga kui sulle esitatakse konkreetne küsimus, et kas teie organisatsioonist võib olla kadunud näiteks, ma ei tea, 500 miljonit ja see inimene ütleb, et ma kasutan õigust vaikida, siis on ju selge, et kui sa ütled ei või jah, on sellele, et ei ole kadunud või nii ja naa, et siis on pool kadunud, aga kui see juba näitabki ära, et kui see riigiametnik või ka eraettevõtja, et ta kasutab oma õigust vaikida ja küsimus on nagu selge. Mitte ei sisalda mingit ärisaladust või riigisaladust, mida ei tohi avalikult või riigisaladuse puhul USAs on kinnised lihtsalt need istungid ja hiljem avaldatakse siis vastavalt see, mis on avaldamisel kõlbulik ja salastatud info jäetakse rahvale esitlemata, et kuidas Eesti parlament saaks samasuguse funktsiooni, ma ei kujuta ettegi, et kas siin on vaja... Sellel on väga lihtne on seda teha, Riigikogu töö- ja kodukorra seadust muuta ja anda need pädevused. Ja ma arvan tegelikult, et oleks aeg küll Riigikogu liikmetele anda laiemat pädevused, teha järelevalvet riigis toimuva. Parlament ongi järelevalveorgan, järelevalve riigis toimuva üle kõikide riigiorganite üle peaks olema kõrgema võimu esindus. Kui sa nüüd paned konteksti selle, mis on toimunud, et esiteks meil rahva otsedemokraatiat Eestis sisuliselt ei ole. Ei ole võimalust referendumeid algatada, ei ole võimalust referendumi korras seaduseid tagasi lükata. Inimene saabki osaleda valimistel sisuliselt või osaleda riigi valitsemises, riigi juhtimises kord 4 aasta tagant siis, kui ta käib valimas. Ja öeldakse, et see piirang on täiesti põhjendatud, sellepärast, et mis see rahvas ikka oskab, mis ta ikka, ta tõenäoliselt langetab ainult rumalaid omakasupüüdlikke otsuseid ja nõnda edasi. Et parem on see, kui seda kõike realiseeritakse, seda kõrgemat riigivõimu realiseeritakse esindusdemokraatia kaudu. Esindusdemokraatia saab toimida ainult tugevate erakondade olemasolul. Ja kuhu me nüüd oleme jõudnud sinna, et võib-olla keegi ei julge enam seda esindusdemokraatiat ka realiseerida või esindusdemokraatiast tulenevaid õigusi realiseerida, sellepärast, et saada endale kaela kriminaalasi on lihtsalt nii suur. See ongi, et isegi need, kes tahaks võib-olla praegu sotsidele või reformile annetada, teavad, et järgmise valitsuse tõenäoliselt teeb Isamaa, eks. Kui midagi drastiliselt ei muutu, siis kõik hakkavad mõtlema, et äkki Reinsalu on samasugune nagu praegu seda, et siis hävitatakse seda ettevõtte ära ja käid 9 aastat kohtus enam mingi võltssüüdistusega, et kui annetad ükskõik kellele. Täiesti absurdne olukord ja minu arvates see ikkagi raputab väga halvas mõttes Eesti demokraatliku riigikorra vundamenti. Ja ta hirmutabki inimesed olema, eriti need, kellel on raha. Ja kes tegelikult mõnes mõttes, mida rohkem ettevõtjaid ikkagi riigi asjade juures on, see on üldjuhtumil, see on riigile parem, et see võib sellisele lihtsale inimesele tunduda küll külakurnajate mingi sellise otsustamisena, aga et lõppkokkuvõttes, mida rohkem ettevõtjaid ikkagi avalikult, mitte läbi salga näiteks. Mitte oma kasu. Mitte oma ärihuvides. Aga kuidas nad salga kaudu, nad tegid ka kõike täiesti avalikult ju. Ja see absoluutselt. Selles mõttes, et see on täiesti
täiesti kontrollitav ja täiesti läbipaistev. Aga et siin otsedemokraatia on tegelikult see huvitav asi, et tahaks meenutada, kunagi Urmas Vaino kutsus mind, kui ta oli ERR-is veel, tal oli see vestlusringi saade, et täitsa hea saade oli, et oli võib-olla võrreldes Aarne Rannamäega selline, ei olnud nii tõsine võib-olla kui Aarne Rannamäe saated, aga ikkagi selline vabariigi kodanike jätk, tõsistel teemadel meeldivad arutelud isegi. Ja ta kutsus mind ükskord ka sinna saatesse, kus oli presidendi otsevalimistest. Et me olime Ühiskonnauuringute Instituudiga mitu aastat seda monitoorinud ja enam võib öelda, et see valdav enamus kodanikest toetab presidendi otsevalimisi ja tegelikult ei ole mitte mingit põhjust, miks see nii ei oleks, kunagi see põhiseadus tehti nii, nagu ta on. Mitmed selle autorid on seda konkreetselt pole seletanud, et ka Jüri Adams üritab seda tagasi ajada, et see ei olnud nii, aga tundub, et ikkagi oli, eks. Et ei saaks ei Savisaar ega Rüütel, kes oleks mõlemad tõenäoliselt ära valitud rahva poolt. Väga hea, et sai Meri ja väga hea, et hiljem sai Rüütel, eks, aga et nüüd on see põhiseadus oma aja ära elanud, aga et mis seal saates, mis mind nagu väga hämmastas, et näiteks seal oli Külli Taro, muidu väga meeldiv daam, eks, ta on mingi halduse ja poliitika ekspert vist TTÜ-s, eks. Ja ta on hästi palju igal pool saadetes ja millega siis hakkas tema vastu vaidlema, et lõpuks see konstruktsioon oli see, et mingid uuringud või kogemus näitab, et mida rohkem on otse demokraatiat või demokraatiat, seda vähem tegelikult on demokraatiat. Ja siis see, et see pidi hoopis võõrandama inimesi, kui saad ise mingeid asju algatada ja ma seal saates veel viskasin nalja ka, et seda seletate praegu, et vähem demokraatiat tähendab tegelikult rohkem ja käiaksegi välja selliseid Allari Jõks ajas ka, muidu ta ajab tavaliselt huvitavad jutu, seal saatest ajas ka nagu ma ei saanud täpselt aru, mida ta nagu öelda tahtis, eks. Aga ja siis tähendab rohkem demokraatia. Aga ma tahtsingi öelda, et selle saates, mis ma ERR-ist võib järele vaadata otse valimised presidendil, keda vaatajatest, meie vaatajast huvitab, saab seal arhiivist kohe otsida. Et, ja siis seal saates ka järeldasin, et miks nõndanimetatud klubiline seltskond, see, kes eluneb mingi 3 kilomeetri raadiuses Viru hotellist, enamus on sellised klubi inimesed või sellised hip-hop teadlased või nagu on see Eesti ennast eliidiks pidav selline enamasti ilma rahvusvaheliste saavutusteta selline vannapiide seltskond, kes juhib meie riiki, eks mingid kunagised noored liidrid, nüüd on vananevad liidrid. Et ühesõnaga ootele, et saaks kuhugi välismaale ära siit Matsi rahva seast. Aga et ma oskasin ainsa järeldusena, et miks seda ei toetata, on see, et president on ju põhimõtteliselt on selle sama meelsusliku enda meelest eliidi või uusaadi siis. Ta on põhimõtteliselt nende olemasolu selline garanteerija nagu ülempreester. Et presidendi eesmärgiks on olla vait, muidu teda ei valita. Kas öelda, olla nagu ilveseks, mitte ajad kas mingit täiesti kummalist juttu või siis ütled ei viitsi või ma ei tea, lihtsalt nagu naljana. Et ühesõnaga presidendi eesmärk ongi seda klubilist meelsuskondlikku, progressivistlikku, osad ka woke mentaliteeti lihtsalt ringkäändada. Et tema on selline peapreester või preestrinna, tema ütleb, et Sveta Grigorjeva on hea luuletaja, ta proosi aeda kutsuda, siis seal saadab Eesti rahva kuhugi, eks. Siis on see seltskond, see uus aadel on õnnelik, et matsid saidled, et siis meie Sveta ütles, eks, ainult vist Riho ühtegi julges seda, jättis minemata sinna peale, julges ka vastu öelda midagi. Aga et kujutage nüüd ette, et presidendiks saaks keegi terane inimene. Kas või sina näiteks, või sina ise, eks. Et vahet ei ole, kes ma seal saates ütlesin, et näiteks ma ei tea, mingi näitleja või teadlane või kirjanik või keegi, nagu ongi, kes on terane inimene, kellel on mõistust ja kes kasutaks seda sama funktsiooni, meil on ju põhiseadus annab presidendil päris laiad volitused tegelikult, see jutt, et presidendil mida kari seal ajab selleks, et mitte midagi muuta, karis on veel passiivsem kui mõni ilves, eks, et ta ei tee enam üldse
üldse ei ütle mitte midagi. Presidendil on tegelikult võimu ja funktsiooni väga palju Eestis, märgatavalt rohkem kui olgu Saksamaal või kus iganes, et president võib mööda riiki ringi käia igal pool, iga vallavanemaga tõreleda iga päev televiisoris, rääkida olgu kirjandusest või poliitikast, aga kujutate, et päriselt tark inimene saab Eestis presidendiks, kes on ka terane. Et vahel targad inimesed kipuvad olema omaette nokitsejad sageli vähese jutuga, see on alati hea teadlane ja kirjanik või helilooja võib vahel olla selline üldse midagi ei räägi, eks. Isegi loengud võivad heal teadlasel olla Paris on väga palju põhiseaduse vastaseid seadusi maha võtnud joone pealt ja ma olen nõus. Tal on väga tugev riigiõiguslik kompetents oma kantseleis. Sellega ma päris nõus ei ole, aga mis ma öelda tahtsin ongi, et aga mõelge, kui meil oleks president, nagu ma mainisin, terane, siis tark ja moraalselt ka kompass töötab ja austab Eesti rahvast ja julgeb isegi rahvus välja öelda, mitte ainult laulupeol ühe korra, vaid mitu korda järjest ja siis vaataks kõike seda, ma ei tea, lihtsalt ütleks Jürgen Ligile, peaks mingi, vahet ei ole, mingi peokõnes ütleks lihtsalt, et Meri on korduvalt selliseid asju tegi. Lihtsalt ütleks, et kuulge inimesed, et kas te mõtlete ka või, et härra peaminister, Riigikogu, et ta nagu aru kaotanud, et või iga asja puhul president, nagu Meri nägi, et lennujaama peldikud on rämps, ütleme, kui see president päriselt hakkakski juhtima, mida ta peakski tegema Eestis, olgu siis tavainimeste muredele või ka riigis kokku jooksnud asjadele mured, kogu see Viru hotelli ümber segunev klubi inimeste ja vannapiide uusaadliste eliit, eks, et see oleks ju katastroof neile, et neil ei ole enam käendavat peapreestrit, vaid neil on koolipapa, kes põhimõtteliselt kella tuulest tulevad ka riigis võimule nagu teised terased inimesed, eks. See olgu Lennart Meri või ka Rüütlil olid väga head kõned, meil on ka Veidemanni teene, nagu ka Meri kõnede kirjutajad, kes on veel elus, neil on sama suured teened nende kirjutamises nagu Meril endal, aga et see tegelikult Meri ja Rüütel ainuüksi oma kõnedega, Rüütel sebis nagu vähem, eks, aga ka ikkagi, et see lõigi tegelikult mingi eelduse, meil oli ikkagi üpris hästi, läks majandusel ja tegelikult mäletan, olgu magistrandina või noore doktorandina, tegelikult ka teadusel läks, asjad hakkasid kõik nagu üles mäge minema kuskilt sealt 2003, 4, 5 ja edasi ja siis järsku tuli meile sinna etteotsa mitte keegi, eks, selline virisev ideoloogid ja lõpuks päädis sellega, et Sveta Grigorjeva siis ma ei hakka siin temaga võib-olla mõtet pikemalt tema pöörda, aga lõpuks me jõudsimegi presidendi vastuvõttudel Sveta Grigorjevateni ja igasugu sündimust maha tegevad lauljateni, kes vist olid sellel aastal või millalgi, et väga suur osa sellest kogu sellest stagnatsioonil ja võib-olla isegi nendel juurateemadel on see, et meil ei ole olnud nüüdseks varsti juba 20 aastat päris presidenti, kes oleks päriselt, keda rahvas respekteeriks. Sinna vahele otse valides satuks ka kindlasti igasugu pullimehi, ma arvan, kes mõjuks ka hästi ja vahel ka ei taha nüüd, satuks igasuguseid, aga kui ka iga 10 aasta tagant oleks üks see oleks riigile suur asi. Kuule, ma arvan, see on väga hea koht, kuhu me jõudsime nagu kokkuvõttes, et kindlasti siin demokraatia, otsedemokraatia teemad, aga tegelikult ka just nimelt see sama, kus me eelnevalt jõudsime, et parlamendi sellist rolli suurendada just nimelt see annaks ka sideme siis meie ametkondades, mida me oleme kritiseerinud, et neil ei ole vastutust, eks ole, et see annaks ka mingi sideme sinna. Aga ma vaatan, meil on saateaeg on täna lootusetult täis tiksunud selles mõttes, et olulised teemad nõuavad ka olulist aega aruteludeks ja me peame siiski otsad täna kokku tõmbama, nii et Peeter ja Paul, tore oli taas kohtuda teiega. Ja ilusat advendi ja algust. Täpselt. Ja eks loodame, et kohtume õige pea jälle. Nii et täname ka teid, head kuulajad ja vaatajad, et aidake ikka ka sellel saatel levida, et märkige see meeldivaks, jagage sotsiaalmeedias sõpradega ja lisaks sellele ma tuletan teile meelde, et kui teil on see võimalus, tulge läbi ka portaalist vabadused.ee.
alalehelt toeta, meil käib toetuskampaania, pange õlga alla. Nii et suur tänu teile ja kohtumiseni!